Ühesõnaga tere hommikust, kell on kohaliku aja järgi 8:40 hommikul, ma võtsin kiiret justkui hommikusöögi ja ma ei võta taga midagi, sest et see toiduvalik on siin väga kummaline, sest et ma ei ole selliste toitudega harjunud. Nii et tänaseks outfitiks on meil eile saadud särgikene, nokamüts ja siis meessash. Aga jaa, ma ei tea, kuidas ma seda hommikust söön, sest et seda kõik tundus väga weird ja ma võtsin hästi natukene kõike. Ja nüüd ongi see meil 20 minutit aega, 20 minuti pärast me peame olema foyees ja siis me lähme juba linnatuurile, nii et quick söömine, sest hommikul oli väga raske üles saada, kuna mul oli isiklikult eile jetlag ja mul ei tulnud und. Nii et see oli väga-väga halb, ma olen mingi mõned tunnid maganud, aga let's try! Nüüd on teine päev ja me läheme nüüd kõik bussi peale, et siis minna linnatuurile. Me jõudsime bussi. Ühesõnaga õues on 29 sooja kraadi, päike paistab otse peale, meil on särgid, teksad, kõik on juba läbi higistatud. Siin ilus olla pilte teha on väga-väga keeruline. Ühesõnaga meie nüüd jõuame siis Hiina linna Singapuris. Me oleme kõik siin nagu väikesed roosad minionid. Ja nüüd me oleme avastama, aga lahense me näeme juba vihmapilve, nii et tundub, et me jääme vihma kätte. Meil öeldi minge välja ja avastage, aga õues on fulli äiksetorm ja fulli vihm, nii et kas me päris läheme välja mingi paduvihmaga või? Aga mind ma tahaks seda aeda näha, aga õues on paduvihm. Jah, me tulime selle vihmaga välja, aga hetkel ma õnneks juba vihma kätte minema, aga samas ma ei tea, mis me nüüd teeme siin. Ma arvan, et see on seni parim McDonaldsi location, mis ma kunagi oma elus näinud olen. Keset metsa ja loodust ja saad lihtsalt istuda Mäkis ja süüa burgerit. What the hell? Täiega huvitav. Gruppi jagati pooleks ja meid saadeti erinevatesse kohtadesse sööma, nii et... Ja niimoodi me jooksemegi läbi siis mitu erinevat kohta, sellepärast meil tegelikult ei ole väga aega, nii me vaatame, kus midagi on ja jookseme lihtsalt läbi kõigest. So where are we going? We're getting ice cream! Ühesõnaga, meid aeti sellega välja, et öeldi, et kes tahab jäätist ja me kõik nüüd hakkasime kõndima jäätise poole vihmaga. Ja me kõik oleme valmis vihmas kõndima lihtsalt sellepärast, et jäätist saada. Ühesõnaga meile telliti privaatauto. Ühesõnaga me pidime tegema dokumendi, et samamoodi kui sa Singapuris sisened, sul on vaja teha dokument, et kus sa ööbind, mismoodi sa tulid Singapuri. Nüüd oli sama asi Malaisiasse minekuks teha. We were stressed out. Yeah, it was so complicated to do it. Like, what I'm gonna put there, with what I'm going and what's the address. But we did it. We're alive. And we're not immigrants. Yeah, we're not immigrants. We're helping it. I hope so. Nii me jõudsime lõpuks siis Malaisia hotellikesse, mis on siis palju lahedam, kuna tegemist on double roomiga, mis tähendab seda, et meil on 2 WC-d, nii et meil on 4 neiud ja meil on 4 voodid ja 2 WC-d ja 4 peeglit, nii et kõik on väga palju parem. Mina siis olen hetkel ühes ruumis koos Filipiinidega, ehk siis meie stuff on all over the place, aga see on mega suur apartment, mega ilus, mega lahe on siin ja just see vetsu ja kõige selle süsteem on lihtsalt imeline, nii et jaa, mulle meeldib Malaisia ruum palju rohkem. Mulle meeldib, kuidas nad kõigepealt olid, et pange kokteilikleit selga ja siin nad olid nagu mingid, et never mind, ärge pange kokteilikleiti ja minge lihtsalt sööma. Ma juba panin. I already did it.
So I wasn't the only one who put the cocktail dress on. So we can shine now. Two blonde girls are now lost because we can't find the place where we eat. Maybe we... Hello? Where we need to go. Tšau-tšau! Kell on saanud vahepeal 12:30 öösel, mu toakaaslane magab juba. Mina hakkan endale lokke tegema, sest temal on hästi lühikesed õhukesed juuksed ja minul on pikad paksud päris juuksed, sest sellepärast, et taga annab pikendusi. Nii et ma hakkan endale lokke tegema, aga mis on lahe on see, et kell on hetkel 12:30 öösel. Ja ma pean 6:45 hommikul meigi ja kõige muuga valmis olema jalfoajees, sest et kell 7 väljub meie buss, nii et paar tundi unekest tuleb ainult. Ühesõnaga, kell on saanud täpselt 1 öösel. Mul on tõenäoliselt mingi 5:30 hilemat äratust, nii ma nüüd lähen magama mõned tunnid ja siis tuleb juba valmistuda homseks, nii et head ööd. Kell on kohaliku järgi 7, ehk siis Eesti aja järgi on kell 2. Me istusime just bussi ja nüüd me oleme siis valmis 3-tunniseks bussitripiks kuhugi teisse Malaisia otsa, nii et... So we're going to see a huskies! And I'm allergic, but it's fine. I'll be fine. I probably will gonna survive. Võib-olla. So, how are we feeling, girls? Selline meie husky farm on lihtsalt selline. Anyways, meile anti 1,5 tundi justkui linnatuuriks aega teha, mida tahame, aga kuna õues on 32 sooja kraadi ja nagu tundub nagu 35, siis me võtsime värske mahla Satsaru, see värske arbuusimahla oli ainult 1,79 nagu ja see värske, see on külm ja see on nii mõnusalt värskendav. Stranger to the dark, hide away. There's beautiful and sweet. Bombarded, bombarded, Ühesõnaga, me saime bussist välja ja meile öeldi, et ja nüüd ruttu tuppa, teil on 20 minutit, et pesusse jõua käia. Sest me higistasime ju terve päeva, nii et meil on 20 minutit aega, et nii-öelda fiksida ennast, panna mingi kokteili kleit selga ja jõuda siis tegelikult hotellist välja mingi söögikohta, nii et that's crazy! Nii et ja, nüüd ruttu quick touch-up ja minek. Ühesõnaga, ma sain ka lõpuks ennast valmis, aga mul on paar minutit aega, et nüüd siit välja joosta ja õige koht üles leida, nii et I'm gonna run! Muidugi, mis on tore, on see, et mu jalad on kuumast paistes läinud ja mu kõik kontsad jõhkrad pigistavad, nagu kõik kontsad on mulle nagu mega väiksed ja ma oleks peaaegu kingid jätnud maha, sest täna on kinkid üleandmine. The good position. Oh, this is for you. My gorgeous roomie with a crown. I'm so tan, guys. Yeah, it's tiring, You're but... Filipino. Filipino. Look at us here. Kisses. So gorgeous. So gorgeous. So gorgeous. We are so gorgeous. Nii, me
meil sai kinnituste üleandmine tehtud või kinkide vahetus. Ma sain ka nüüd lõpuks tuppa, siin on üks imeline mess hommikust, sellepärast et kogu aeg on väga kiire. Nii et nüüd ma natuke koristan oma asju ja siis nii kaua, kuni mu toakaaslane on pesus, siis ma siis koristan ja räägin oma enda perega, nii et tänaseks on meie päevaga läbi saanud. Nüüd ei ole muud kui koristada pessu ja homseks valmistuda, sest et homme hommikul kell 8 on meil bikiini pildistamine. Mis just juhtus? Nagu lihtsalt lambist vett tuleb igale poole. What the helli? Oh my god! Ja niimoodi mu päev algab. Ärkan hommikul käin pesus ja ma näen, et WC-putt lihtsalt liigib vett, nii ma pean selle asemel nüüd juuksed sirgendada ja meiki teha. Keeli läheb nüüd, peab alla jooksma, et öelda, et midagi on nagu totaalselt valesti. Nii et Mulle öeldi, et mine tuppa, et tuleb keegi. Mul on vaja sättida, mul ei ole aeg kedagi oodata ju. Oh my god. That's bad. Ühesõnaga, meil tuleb bikiini pildistamine ja see mees, kes nüüd hakkas WC-putti parandama, see lihtsalt jäi nüüd mulle tuppa, sest et ma olen juba hilinenud sellepärast, et ma pidin selle mehe järgi ootama, nii et what the hell. Mul on nüüd mingi mees toas, kui ma peaks midagi kadunud olema, siis ma absoluutselt tean, keda süüdistada. Ühesõnaga, ma jõudsin ka nüüd elusalt pildistamiskohta ja meil ongi nüüd bikiini pildistamine, aga siin on mega ilus, kus see pildistamine toimub. Hi guys! Hi. Good morning! Good morning, we just had a bikini shoot. Yes! You're enjoying the day! Hello! Nii, me sai nüüd bikiini pildistamine tehtud ja me lähme nüüd oma toakaaslasega süüa otsima, sest et me ei söönud hommikust. So refreshing. Hello guys, I'm Milana from Belgium. You need to subscribe, like, and comment. Me jõudsime nüüd ATV sõidult tagasi, see oli mega lahe, mega fun, me nägime puudele neid ahve, nii et see oli mega lahe, mõtlesin, et ATV-ga palmide vahel ja siis mingi ahvid ka ronivad kusagil üleval, nii et see oli nagu mingi mega cool, aga kahjuks ma ei saanud teise neiuga koos sõita, sellepärast et meie ATV suri maha, nii et jaa, ma nüüd olin koos siis mingi ühe peavenniga siin, aga tee peal suri veel ühe missi see ATV ära, nii et aga vähemalt oli cool. Ühesõnaga, me saime ka nüüd peale sõitu jäätist ja siis me lähme Orbodu kodusse, aga seal me ühte klippi ei tee, sest et see ei ole minu arust koht, kus teha klippe, nii et selle koha te ei näe seda kohta. Ühesõnaga, meid pandi poes maha, et saaks midagi osta lastele, aga mina võtsin Eestis tõesti magusad kaasa, nii et ma lihtsalt chillan ringi, aga kuna ma sõitsin ATV-ga kontserdega, mul jäi konts kuhugi vahele kinni, siis mul on tegelikult uusi kontsasi vaja, sellepärast et mu konts lihtsalt sureb. Oh me! Ühesõnaga, me käisime just lastekodus ja see maailm on tegelikult väga crazy. Seda oli nagu see hetk, kus ma hetkel hoian ka oma pisaraid tagasi, sellepärast et seda oli crazy vaadata, kui palju lapsi, kellel actually ei ole pere. Ja mul tekkis väga tugev bond kahe vanemate tüdrukuga, kes ütlesid ka, et üks on seal mingi 5-aastasest ja teine on seal 9-aastasest, eks ma ei saa aru, mis vahepeal juhtus, on nad sinna viidi. Nagu kõik lapsed olid nii toredad ja mis on hästi tore vaadata, nad olid kõik väga õnnelikud. Ei olnud mitte ühtegi korda, kus ma vaatasin, et keegi on nagu õnnetu, need kõik olid õnnelikud. Nii et seda oli väga tore vaadata, aga ei tõesti. Aga tegelikult on nagu väga hästi on neil, sest neil on ka samamoodi see nii-öelda education, haridus, sorry.
meil on, nagu neil on päriselt haridus olemas, nende inglise keel on väga hea, nii et tegelikult on nad kõik hästi, nad on mingi väga õnnelikud ja neil on, nad on nagu üksteisel olemas, aga no mingil määral ikka see on natuke väga siuke kurb meeleolu tekib peale seda, aga ei, tegelikult mina viisin neile Eesti komme ja siis tegin neile rahalise annetuse ja siis muidugi no jutustasin nendega ja veetsin ka aega, nii et ei, see kogemus on midagi, mis tõenäoliselt jääb igaveseks meelde, sest et iga päev ma tõenäoliselt ju ei tee sellist asja, nii et ei, see oli väga armas käik tegelikult. Ühesõnaga, me läksime tagasi hotelli, pidime ruttu riided vahetama, soengu meigi korda tegema, nüüd on meil siis tegelikult pre-charging, mis on tegelikult väga-väga oluline ja siis on juba rahvusriietuse voor, nii et I'm ready! Ühesõnaga, pre-charging sai tehtud ja see läks suht pekki, sellepärast et mul tekkis fulli lavahirm ja mul käed värisesid, mu jalad värisesid, mul tuli mingi tõka tulnud suust välja, nii et ja mis oli veel, see oli laivis. Ja ma failisin laivis 80 inimese ees. Valus. Aga nüüd tuleb riided ära vahetada, sellepärast et nüüd tuleb meie rahvuskostüümi voor, nii et rahvuskostüüm seljas ja valmis järgmiseks hindamiseks.